Andrei Piirov. Lugupeetud peaminister, lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, mu kallid ja armsad daamid. Kui minu käest kunagi ajalooõpiku jaoks küsitakse, et kes oli meil kõige parem peaminister, mina nimetaks 3. Edgar Savisaar, Tiit Vähi ja Siim Kallas. Sellepärast, et ma töötasin Eesti Vabariigi valitsuse esinduses Moskvas aastast 89 ja käisin väga tihti nii rahvasaadikute kongressis, tol ajal oli veel Nõukogude Liit, ma tuletan meelde, rahvasaadikute kongressi istungitel ja ülemnõukogu istungitel. Ja seal oli, nagu te teate, mäletate, oli väga palju meie tublisi esindajaid, kellest hiljem paljud said poliitikuteks. Ja paljud neist istuvad praegu nii meie Riigikogus kui ka Europarlamendis. Ja minule kõige rohkem alati jäid meelde Edgar Savisaare esinemised. Ja siis oli veel üks märkimisväärne päev, see oli 6. september 1991, kui me saime juba iseseisvaks. Vene Föderatsioon juba tunnustas meie iseseisvust, aga Nõukogude Liit veel ei tunnustanud. Ja siis Gorbatšov kutsus kokku, see oli vist nimetati Riiginõukogu istungi, kus oli kutsutud siis Eestist, Lätist ja Leedust kas siis Minnõukogu esimehed või valitsusjuhid või siis ülemnõukogu esimehed. Ja ainult meilt tuli number 1, see tähendab peaminister Edgar Savisaar, aga Leedust ja Lätist tulid vastavalt number 2, olid sealt, ma nüüd täpselt ei mäleta, Lätist oli vist asepeaminister, Leedust oli vist ülemnõukogu aseesimees. Ja siis istungile seal protokollilem tuli välja ja ütles, et kutsutakse siis ainult, kes on number 1 ja kutsuti ainult Edgar Savisaar. Ja siis oli päevakorras, oli kohe esimene punkt, kui võeti vastu otsus, Nõukogude Liidu otsus, Eesti Vabariigi iseseisvuse tunnustamist. Härra Savisaar oli nii, eks ole, see oli 6. septembril. Ja siis, kui Savisaar tuli välja, kõigepealt delegatsioon mõtles minna esindusse või saatkonda, aga peaminister Savisaar ütles, mina ennem ära ei lähe, kui minul on käes Gorbatšovi poolt alla kirjutatud paber, mis tunnustab meie iseseisvust. Vot see on õige suure riigitegelase käitumine, kuidas tol ajal 6. septembril Edgar Savisaar käitus. Ja tõepoolest siis, ma ei tea, 4 või 6 tundi palju seal Kremlis sai istutud, Edgar Savisaar tuli saatkonda ja see Gorbatšovi poolt alla kirjutatud paber meie iseseisvust oli meil käes. Ja ma võin tuua siin väga palju näiteid nende aastate jooksul, kui ma olin nii Eesti Vabariigi saatkonnas kui Eesti Vabariigi saatkonnas Moskvas, Ukrainas ja Hiinas ja võin peaminister Edgar Savisaare suhtes öelda ainult head ja väga head. Aga mis nüüd puudutab kriitikasse, siis see on tegelikult väga positiivne nähtus, kui kõik 3 opositsiooniparteid ainult kritiseerivad. See tähendab, tegelikult nad tunnustavad meie erakonna tugevust ja meie erakonna esimehe tema isikliku liidrite omadusi. Ja see näitab, et tõepoolest, nagu ma ütlesin, et Edgar Savisaar oli, on ja jääb kõige tugevamaks peaministriks koos ka teiste meie kõige väljapaistvamate riigitegelastega. Suur tänu tähelepanu eest!